kirjutada ma tahtsin juba ammu. Aga et minust tõlki sai, et selles on võib-olla väike süü ka sellele, et ma 14-aastasena nägin Andrzej Vajda filmi Tuhk. Ja sellest filmist jäid mõned kaadrid jäid, nagu ütleme, siiamaani on mälus. Ja kui ma olin 80ndate aastate algul noor teatri- ja filmikriitik, siis sai selgeks, et Poola film ja Poola teater ongi midagi väga eriomast. Ja lihtsalt ostsin Tallinna Antikvaadist poola keele õpiku 84. aasta märtsis ja 87. aastal ehk siis 3 aasta pärast hakkasin tõlkima. Ja nüüd siiamaani ma olen neid asju tõlkinud. Näidendeid kõigepealt, sest ma olin teatritega seotud. Näidendeid on 70 tõlgitud, raamatuid umbes sama palju. Eks ma jätkan senikaua, kui ma jõuan. Ma hoian lihtsalt Poola kirjanduselul silma peal. Jälgid ju kõiki neid tähtsamaid kirjandusauhindu, nende nominente läbi aastate. Klassika on muidugi väga oluline, et klassikat ei pea eriliselt otsima, et see on nagu kirjanduskaanonis kõik nagu olemas, et lihtsalt tuleb raamat või e-raamat tellida ja lugeda ja vaadata, kuidas see haakub ja nii see käib. Ma tõlgin üldiselt ikka hommikupoole päeva. Minu päev algab tavaliselt kella 4. Hommikul. Jah. Et see on nagu kõige siuke värskem aeg ja see tööpäev kestab, ütleme, kuskil kella 4 päeval. Aga tähendab, see ei ole nüüd nagu järjest, et seal vahepeal teen süüa, vahepeal teen trenni, mõne talutöö, aga et siukest puhast tööaega tuleb iga päev 10 tundi. Aga hommikupoole, õhtupoole ma vaatan mõnda seriaali või filmi või ja õhtul muidugi loed kuskil 1,5 tundi. Kui nüüd hästi lühike vastus oleks, siis oleks see niimoodi, et see on Czesław Miłoszy foto mu töölaua kohal. Czesław Miłosz, kellelt ma olen 7 raamatut nüüd eesti keelde tõlkinud, oli 80. aasta Nobeli laureaat ja ta oli tõeline kirjandustitaan. Et see tema kirjutatu on mul riiulil nii palju. Et ja temast kirjutatu on 3 korda nii palju, et ta oli ka sellise raudse töödistsipliiniga ja ka hommikuti töötas ja ongi, et kui ma enam ei jõua, siis tõstan korra pilgu üles. Czesław Miłosz ütleb natuke veel. Ja muidugi, kui on ikka vaja mingit asja väga, ütleme veel tõlkida, ikka vahel mingi tähtaeg kukub või siis lihtsalt läheb Zeppelin mängima kõvasti ja tõlgid tunnikese veel selle rütmis.